nagu ma ütlesin, mul oli küll sihuke leinaperiood näiteks endal, aga ma ei tundnud kordagi, et see oleks midagi, mida ma ei taha. Ja kui ma peaksin täna ka valima, keegi ütleks sulle, et davai, võtame selle ATH sust välja. Ei, ja ma ei tea ühtegi ATH-kat, kes seda tahaks ka. Et sellest on ka meil ATH gruppides nagu juttu on aeg-ajalt, siis nad kõik ütlevad, et jaa, kuigi see tingib selle, et seetõttu mul on väga kaootiline, kuigi ma võin väga palju asju nii-öelda viimasel hetkel teha, mina teen ka kõik asjad ainult viimasel hetkel. Ja kuigi ma olen kogu aeg veits tundnud, et ma ei sobi või ma ei tea täpselt, ma olen täpselt nagu ring, mida proovitakse siis kasti suruda, eks ju, või vastupidi, siis ära ma seda ka ei annaks ikkagi. Kõige raskemad on need päevad, kus ma olen lihtsalt kodus, lapsed on koolis ja näiteks abigas on mul kontoris ja mul on näiteks lihtsalt siuke kodune päev, kus ma olen mõelnud, et mul on vaja, ma ei tea, pesu kokku panna ja pesu pesta, mi koeraga õues käia. Reaalsus on see, et ma lähen kell 4 lastele järgi ja ma ei ole mitte ühtegi asjadest teinud, sest ma lihtsalt olen terve niimoodi nagu igast asjad vaadanud ja mõelnud. Aga versus see, kui ma tulen kell 5 töölt koju näiteks ja ma olen juba terve päeva olnud nii-öelda produktiivne ja asjalik, mul on see hoog nii-öelda sees, siis mul on kõige lihtsam. Ehk siis ma ATH-ktele ütlen ka, et kui koju lähed, siis diivanile ei istu. Ennem ei istu maha lihtsalt, kui sa oled selle söögi valmis teinud, et ma ei tea, pesu pesema pannud või mis iganes nagu 3 hädavajalikku tegevust, mis on vaja ära teha. Et siis ei saa lihtsalt, kui sa juba maha istud, siis on kõik selles mõttes. Siis sa, kuna aeg on hoomamatu veel ka, siis on see kõik kadunud kohe lihtsalt. Nüüd, kui sa nii ütled, siis ma ju ei saa nagu mitte tõestada sulle, et on võimalik. Siis ma oli täpselt siuke challenge accepted, okei.